Igal aastal annavad Eesti erinevad ruumikultuuriga tegelevad institutsioonid välja oma aastapreemiaid. Arhitektuur, ehitatud keskkond on see, kus me igapäevaselt elame ja seetõttu kindlasti need preemiad on olulised, et näidata seda meie ruumikultuuri kõige tippteoseid. Ja seetõttu ka see on ühelt poolt tunnustus meie headele loojatele, aga teiselt poolt ka avalikkusele sellised juhised võib-olla, et mida vaadata. Tore, et Eesti ei koosne mitte ainult Tallinnast ja Tartust, et ikkagi väljaspool suuremaid linnu ka tehakse, aga on ka selliseid väga kohalikke initsiatiive, et tuleb ka eristada seda, et kus ta on ikkagi mingisuguse riikliku või suurema institutsiooni investeeringu nähe ja kus on tegemist väga lokaalse nähtusega. Et see kindlasti ka jällegi mitmekesistab seda arhitektuuripilti meil, et ei ole ainult majad või siis mingisugused ehitatud keskkonnad, mida tuleb arhitektuuri puhul silmas pidada, vaid ikkagi ka kogu see komplekt erinevaid tegevusi ja selliseid kaasnähteid. Emotsioon, kui salongi sisse astuda, oli täiesti uudne. Teades, mis siin varem oli, siis on nagu 100% muutunud. Sissepääs viidi maja küljele ja sisenedes avaneb ruum tervikuna, kui ennem oli see sissepääs ruumi ühes otsas. Tihti teenindajani üldse sa ei jõudnudki, sest sa juba eksisid sinna riiulite vahele ära, siis nüüd on see kõik palju loogilisem. See üks hästi oluline muutus, mis on tehtud siin ruumis, ongi valgusega. Kui me saime aru, et meil on võimalik kogu maja pikkust ära kasutada ja sellega tuua ootamatul määral loomulikku valgust, siis see oli juba tegelikult väga oluline alustala kogu sellele kontseptsioonile. Lihtsalt jaotades on nüüd jaemüük all koos kõikide näidistega ja projektimüük üleval. Et selleks tuligi 2 korruse vahele rajada trepp. Ühelt poolt on see ülesminek selline meeldiv kogemus, aga me oleme siis igalt poolt, igast küljest Hannaga selle treppi kasutanud ära panipaikadena. Et mis Linkonna puhul teeb selle salongi lahenduse kindlasti keerulisemaks, et neil on tohutult palju näidiseid. Siin on umbes 6000 näidist, et nende kõikide väljapanek nii, et nad oleks loogiliselt pandud ühelt poolt, teistpidi nad oleksid kõik nähtavad, hästi valgustatud. Et see oligi kõige suurem eeltöö, mis oli vaja ära teha. Inspiratsioon natukene viis nagu muuseumite ja võib-olla raamatukogude suunas hoopiski, et ta on nagu raamatukogu, et siin on nagu palju erinevaid asju. Ja teistpidi ka muuseumites on ju alati palju eksponaate väljas, aga ruum peab olema kuidagi ühtlane või see, et just siis need eksponaadid tuleks välja. Võib-olla ka siis graafika, mida te näete siin, on sellega nagu seotud, et kui sa tuled siia, siis oleks võimalik nagu ise siin ringi jalutada ja kui sul puudub ka õige sõnavara, millega läheneda teenindajale, siis on võimalik siit natukene nagu ideid näpata, et mis need õiged sõnad on, millist põrandat sul nüüd täpselt vaja on, kui sa ei ole professionaal. Kontseptsiooni osa oli kasutada sellel seinal sellist ribilahendust, kuid esialgne idee osutus liiga kulukaks ja kogu projekteerimisprotsessi käigus, mis otsime alternatiivset lahendust, et kuidas see teostada. Lõpuks tellijaga koos leidsime selle lahenduse nende enda toodete hulgast. Tegu on ukse piirdeliistuga, ehk siis, et me saime nagu mitu lahendust ühe hoobiga, et kontseptsioon ei kannatanud ja samas saime tellija enda materjali veel omakorda väga hästi nagu esile tuua. Meie erialal on hästi oluline tellija ja arhitekti koostöö, kuidas arhitekt suudab oma kontseptsiooni kaitsta ja seda ellu viia. Siin on selgelt näha, et see koostöö on olnud väga hea. Tellija on väga arhitekti kuulanud ja see on hästi oluline.
kokkuvõtlikult ongi kõige rohkem selle üle hea meel, et tellija on jäänud meie kontseptsioonile truuks lõpuni. Et ta on tõesti kuni taimedeni välja kõik need asjad siia tellinud, täpselt nii, nagu me oleme mõelnud. Nii palju on selliseid projekte ja mitte ainult meil, vaid ma arvan kõikidele arhitektidele, sisearhitektidele, mis on jäänud poolikult seisma. Et nad on tehtud kuskile maani ära, siis on saadud aru, et kas on raha otsa saanud või aeg on otsa saanud või mõtted on muutunud. Ja siis mingid ideed on jätnud sahtlisse. Siin võib öelda küll julgelt, et kõik sai tehtud. Eesti Sisearhitektide Liit annab preemia Oru Huub-hotellile. See oli selgelt omanäoline lahendus. Jõuliselt on näha, kuidas tellija ja arhitekti koostöö on olnud väga sujuv. Et hotell on ikkagi minu jaoks täiesti tundmatuseni muutunud. Oru hotell on kujundatud lähtuvalt moodsa inimese vajadustest, kes töö tõttu reisivad palju. Meil on ruumides üsna vähe ruumi. See ongi mõeldud pigem magamiseks, vaatad telekat õhtul, korraks oled arvutis, aga kui on vajadus koosolekut pidada, kellegiga kohtuda, võib-olla isegi aega veeta sõpradega, siis sa pigem tuled siia alla ühisalasse. Eesmärk oli, et lõhkuda ära see nii-öelda vastuvõtu osa, et tekiks väga selgelt ühine ruum nii restorani poolt kui siis coworking ala ja et tegelikkuses ei ole vahet, kus sa oma hommikusööki sööd, kas sa serveerid oma toidu näiteks koosolekute lauale või vastupidi või teed oma väikese brainstormingu seal hommikusöögilaua taga, et see nii-öelda valikuvabadus ja see selline voolavus oli eesmärk ja selle nende konstruktsioonide avamisega see tegelikult õnnestus. Koosolekutel oli meil retseptsioon nii naljatledes juba nii-öelda keelatud sõna, et oluline oli see, et ei tekiks üldse seda vastuvõtuleti tunnet. Hetkel on siis niimoodi, et kui klient saabub hotelli, siis ei oota teda suure leti taha varjununa 2 teenindajat. Teenindaja tuleb talle võimaluse korral juba ukse peale vastu, tervitab ja kutsub enda juurde nii-öelda enda kontorilaua taha istuma koju, võib-olla elutoa ossa. Pinnad olid väga oskuslikult kasutatud, kuidas väikest pinda teha funktsionaalseks, et need lahendused olid väga läbimõeldud. Värvivalikud, materjalivalikud olid värskendavad ja toredad. Kõik oli väga lõpuni viimistletud, et ei tekkinud seal hotellis nurka või kohta, kus oleks olnud midagi juhuslikku. Tellijale oli hästi südamelähedane Lõuna-Prantsusmaa selline olustik ja sellest tulenevalt siis selline pergola, aiapaviljoni stiil, see materjalikasutus, salužiid, mis tekitavad huvitavaid varje, kihiline, selline salapärane natukene. Väga suureks väljakutseks oli enamus numbritubade ümberkujundamine. Need olid selles põhiplokis mitu korrust järjest, hästi väiksed toad, mis olid väga ebamugavad kasutada. Seal olid 1,5 inimese voodid, kus tuli põhimõtteliselt otsa pealt sisse ronida. Ja sinna me siis mõtlesime uue plaani lahenduse, kus on WC ja vannituba eraldi ja tänu sellele me saime sellest toast nii-öelda hotellitoa väärilise toa, kus on ikkagi lai voodi ja inimesel ruumiga hingata ja liikuda. Väga suur kiitus tellijale selle julge sammu eest lõhkuda nii-öelda traditsiooniline mõtlemine, kogu see teenuse disain ikkagi professionaalselt läbi mõelda, mõtestada ja tegelikule nagu tänapäeva vajadustele üles ehitada.
Sel aastal Kultuurkapital annab välja ka disainiauhinna. See on disainitegu avaliku sektori innovatsioonitiimile. Avaliku sektori innovatsioonitiim on siis 3-liikmeline üksus, mis on ellu kutsutud 3 aastaks. Selle ülesanneteks on siis tuua nii uued töömeetodid kui ka tegelikult luua ruum, kus kohas siis erinevad osapooled erinevatest valitsemisaladest saaksid üheskoos probleeme lahendada. Ma arvan, meie põhiline eesmärk on tegelikult aidata neid avalikke teenuseid, mida me tegelikult kõik tarbime, aidata kujundada rohkem inimese nägu, seda lõppkasutaja nägu. See on nagu hästi oluline olnud, et ametnikel tekib see empaatia selle käsitletava probleemiga. Et sageli see jääb statistika numbrite taha, aga me tahame nüüd sammu edasi siit viia, eks mis on see kasutaja kontekst. Ja kui me nüüd räägime haridusest kui sellisest, disainerid, sisearhitektid, arhitektid muudkui arenevad, et lõhe, mis tekib nüüd nende spetsialistide ja selle kasutaja vahel, ei ole võimalik enam aru saada, kus kohas on nüüd see geniaalsus, sest seda ei ole võimalik ka lõputult paberile kirjutada, kui teisel pool on teise keelekasutuse ja maailmavaatega inimesed. Ja nüüd olles läbinud siis selle protsessi, need koolitused ja olles saanud osa sellest maailmast, kus disainer toimetab, on ju sellel inimesel ka kordades lihtsam ära tunda head disaini, sest ta on saanud need tööriistad, need printsiibid, need parameetrid, mille alusel ta üldse seda maailma analüüsiks. Meie laiem eesmärk on tõesti luua selline turvaline ruum, kus kohas esiteks üheskoos kokku tulla ja mitte tingimata ainult erimeelsusi lahendada, vaid mõelda, lahendada seda kasutajast tulevat muret. Ja loomulikult siis ka suund sellele, et me ei tegeleks ainult seadusloomega, vaid tegelikult me saame ka teist viisi neid protsesse mõjutada. Betoonist võlutud ehitusinsener August Komendant on näitus Eesti päritolu konstruktorist, ehitusinsenerist, kes tegi oma karjääri jooksul koostööd paljude tuntud arhitektidega. Komendantist pole meil palju räägitud. Tegemist on tõesti maailma mastaabis väljapaistva inseneriga. Kõik oli väga uhkelt esitatud ja kahtlemata oma näituse rahvusvahelist mõõdet. Näitus oli mitte niivõrd August Komendandi persooni loo keskne, aga see põhiline fookus oli ikkagi nendel ruumidel, mida ta aitas kavandada ja sellel kvaliteetse ruumi sünnil. Meie näitusel olid eksponeeritud väga paljud originaalesemed. Arhitektuurijoonised on hästi delikaatsed ja ka insenerijoonised on hästi delikaatsed, et kui sa neid lähed lähedalt vaatama, siis esmapilgult nad ei pruugi niimoodi suuremale publikule võib-olla tunduda väga atraktiivsed, aga me tahtsime just neid originaale väärtustada ja selles mõttes see näituse ruumiline kujundus ja ka graafiline kujundus pidid toetama seda mingis mõttes justkui kunstiteostena eksponeeritud originaale. Tavateadmine on see, et arhitektid on rohkem nagu kunstniku tüüpi ja siis insenerid on hästi tehnilised ja võib-olla see intriig, mis ütleme sellise loomingulise ja hästi tehnilise vahel on, et kuidas ühiskeele leidmine toimub ja kuidas suudetakse kõrgel tasemel tulemuseks realiseerida. Ja Komendant on selles mõttes hea näide, et ta oli just konstruktor, insener, kes aitas arhitektidel oma loomingut teostada, et kuidas nende see koostöö toimib ja niimoodi, et see on absoluutselt maailma tipptasemel. Eriti koostöös Louis Kahniga mitmed projektid, ma ütleksin julgelt, võib öelda, et kuuluvad 20. sajandi arhitektuuri klassikute hulka. Tema ametieetika ja professionaalsus on kindlasti, mis ka tänasel päeval võiks olla eeskujuks. See tähendab seda, et sa töötad kõvasti, sa annad endast alati maksimumi, aga sa tahad ka kogu aeg midagi uut, uusi teadmisi rakendada, uusi teadmisi leida, ei lange sinna nii-öelda mugavustsooni, julged võtta põnevaid ja uuenduslikke väljakutseid.
mis žüriid võlus, oli see, et üks väga raske ülesanne, et selliste kõrgete turvanõuetega hoone on ilma kõrgeid müüre ehitamata pandud keset linna. Et see Narva Akadeemia hoone on järjekordne näide Eesti arhitektuuri ekspordist ja arhitektuuri ekspordist siis Eesti kaugematesse nurkadesse. Narva tegelik olemus on selline paneelenamute ja Hruvtšovkade selline vabaplaneeringuline moodustis, siis me otsustasime, et kui me teeme seda siia samma sellesse samade paneelmajade ja Hruvtšovkade vahele, et see maja see võiks siia sobituda selliselt, et ta ei ülbitse siin, aga samas ta eristub siin. Õppekeskusena ta oli küll soovitud, aga reaalsus oli see, et väga suur maht ikkagi oli siin majutust ja ühiselamutube. Et tuligi see hoone teha üheti esinduslik, teisalt mitte avalik. Selline viisakas tänavast ärapööramine andis linnaplaneeringuliselt ruumi õhku juurde ja andis sellele hoonele ka sellise kohe nähtava selgelt, et pool avaliku või siis pool privaatse olemuse. Jah, et hoone on jagatud mitmeks erinevaks tsooniks, et neid võib vaadata kui avalikke, poolavalikke ja privaatseid. Avaliku osa moodustab siis foajee koos raamatukoguga ja siis ujula. Siis see poolavalik on seminariruumid ja siis see privaatne osa on need ühiselamu. Ja siis spetsiifilised ruumid, mis on siis seotud lasketiiruga. See on Eesti esimene lasketiir, kus on tagumises otsas näha 180 kraadi laskeala. Ta asub meil maa all, hoone kõrval, tõstetud maastikku ja kogu selle teraslamellidest struktuuri sees. Kui ühes küljes on meil nagu kodud, siis siin tegelikult on hästi intensiivne müraallikas. Et siis, et vähegi minimiseerida seda riski, et see müra siis ka sinna kõrvalhoonesse satuks. See tema ikkagi militaarne olemuse jääb siis nagu varjatuks, mis muidu oleks tähendanud mingisugust veel ühte aeda ja siis visuaalselt selgelt nagu tõrjuvat keskkonda. Me mõtlesime väga palju tegelikult selle peale, kuidas luua sellise inspireeriva keskkonna, et tegelikult kogu see keskne ruum, kus me siin praegu oleme, ongi nagu tegelikult selline kohtumispaik ja suhtluse ruum. Ta on nagu siis poolenisti õueruum, et seda ruumi ei kööta ja ta on nagu siis väliala. Väliala või Linnatanav? Linnatanav hoone sees. Tegelikult see, et me ta nii rangelt oleme teinud, mõnes mõttes see on nagu natukene selline atonaalne muusika või. Et see rangus ise muutub ka nagu mingiks teemaks ja siis selle vastandina on siis see maastikuline nagu pehmus. Aga see on ka tegelikult süsteemne ja range ühest küljest. Et selles majas on väga palju sellist millegipärast sattunud, et seda saab vaadata nagu sellise muusikalise teosena. Ja eestlastele ja narvalastele ja kõikidele inimestele siin on nagu see vana barokk Narva on nagu mingi kummitab, see on nagu mingi viirus, mis siin kuskil on, aga seda tegelikult ju ei ole üldse. Et see Narva linn iseenesest, ta ei ole linnana väga kena. Et see on nagu kurb on seda öelda, aga nii ta on. Mis me nagu ilmselt ka mõtlesime või tajusime, et ta vajab sellist hoolt. Narva vajab armastust ja mõtlesin, et iga hoone, mis see tuleks, nagu see peaks andma, ta peaks natuke nagu Peter von Baag armastas Soome suur filmikriitika öelda, et elus suurem film, siis iga hoone peab siin natuke elus suurem olema mõnes mõttes. Arhitektil tänapäeval kõige keerulisem on olla tagasihoidlik
minu meelest Narvas on seda suudetud teha, et see lisandused on diskreetsed, selgelt loetavad ja ka see vana keha on eksponeeritud. Meie printsiibiks oli see, et see, mis me lisame, on ka võimalik hiljem ära võtta. Et mis toimub 50 aasta pärast või 100 aasta pärast muinsuskaitse põhimõtetes, siis on see kõik eemaldatav ilma, et see kehand, ajalooline kehand muutuks millekski muuks. Kogu see ehituskehand oli niivõrd keeruline, siin oli neid väga erinevaid ajastuid ja kihistusi ja ütleme nii, et natuke võib-olla võrdleks meid sellise lennujuhtidega, kes peavad nagu aru saama, et kui lennukeid taevas lendab, et mis kõrgusel ja kus nad lendavad, et nad omavahel kokku ei põrkuks, et meil tegelikult selle hoone nagu enda peas nende otste kokkuviimisega kulus ikka päris pikalt aega, et aru saada tõesti, kuidas see hoone funktsioneerib, kuhu need trepid kõik viivad, kuidas neid omavahel uuesti ühendada, kõik see tuli nagu üheks siis selliseks loogiliseks süsteemiks kokku siduda. Seda kohta, mille peal meie praegu seisame, siin seda polnud. Siin olid suured hunnikud ja hulganisti tuvisid. Tuul tõmbas ja ütleme, kõrgus oli hoopis teine. Nii et oli teada küll, et siin on uhke ruum, aga et tema sündis nii uhke ruum, see oli nagu kõikidel üllatus, et see on minu meelest nagu kogu selle Hermanni kindluse üks imposantsemaid ruume. Praegult oleme siin ühes nendest 2 trepikojast, kus keskel on see klaaslift ja meie jaoks need trepikojad olidki just sellised äärmiselt olulised kohad selle muuseumi toimimise koha pealt, kus me tõesti näeme läbi korruste, et tekib selline suurejooneline ruumi mulje, kus siis mitu korrust on üheaegselt nagu nähtavad. Vanade hoonetega tegelemine on paras väljakutse, kust läheb see piir, kuhu sa võid sekkuda. Et seal oli ikka väga põhjalikult läbi lahendatud valguslahendus, tõstetud põrandat, mille serva all kummas valgust. See kõik kokku lõi väga nagu mõnusa terviku. Valgustuse ma seadsime siia nende põrandaservade taha, et oleks kaetud seesama printsiip, et me toome selle uue lahti sellest vanast agakaed, et siis alt üles annab sellele müürile valguse ja annab tõesti minu meelest sellise tunde, et see põrand õljub nagu siin müüride vahel, et ta ei ole nagu fikseeritud siia seina, kuigi ometigi on. Aga nüüd see pisikene kitsa nurgaga valgusallikas, mida on siin nüüd laes palju, siis see võib-olla natukene annaks seda küünle meeleolu, et see valgus aitab kaasa sellele erilisele müürile ja toob kõike seda varju ja valgust toob nagu esile. Meie jaoks kõige huvitavam oli võib-olla tõesti see, kuidas siis suhtuda sellesse, kuidas me neid aknaid, uksi siia sellele hoonele lisame, et selge oli see, et me peame selle hoone saama õhutihedaks ja soojatihedaks ja kõik, aga samas kui iga see ava on täiesti ise kujuga, ise suurusega, siis see lahendus, et kõik need välisuksed on siis nagu pildiraamid selle seina peal. Nad kuidagi vormistavad selle ära, sa läbi selle klaasukse näed kõike seda sillust, kõike selle krobelisi uksepiitasid, kõike see on kuidagi nagu ausse läbi selle raami tõstetud. Võib-olla selline lihtsus ja puhas vormikeel on kõikidel arusaadav ja meiepoolne tagasihoidlik lisatu toob esile selle, mis on olnud enne, mis on justkui tähtsam, eks ole, kui see, mida meie oleme teinud. Sellel aastal me otsustasime, et me anname eripreemia tegevuse eest, mille mõju ulatub ajaliselt ja ruumiliselt palju kaugemale ühest disainiobjektist. Ja Võru linnavalitsus tõusis esile sellepärast, et väikelinnast hoolimata on sinna suudetud luua väga hästi läbimõeldud ja terviklik avalik ruum. Võru linna suur eesmärk on parim elukeskkond
meie oma linnainimesele, et kõik, kes on siia elama tulnud, selle otsuse teinud ja siia jäänud, et see eesmärk ongi nagu selline noh, et kui on privaatsed individuaalkoduaiad, eks ju, et siis meie nagu panustame igapäevaselt sellele, et see linnaruum ongi sul see üks suur koduaed, et Võru tänavaruum on niivõrd erilise haljastusega, et seal ei ole ainult muru, pügatud muru ja puu, vaid seal on mitmekesine haljastus, erinevad taimed, erinevad kõrgused, sellega on mängitud ja see on läbi mõeldud ja see on nüüdisaegne ja see eristub kõikidest teistest linnadest. Linn on julgenud mõelda suurelt, tal on olnud tervikpilt ees ja ta on teinud väga olulised avaliku ruumi teljed, ühendanud omavahel järve, keskväljaku ja selle Koreli oja. Aegu tagasi voolas siin üks oja lihtsalt ja kõik see, mis me siin praegu näeme, et oli suures võsas. Aastal 2006 sai siis alguse suur plaan, et see ala siis linnaruumiliselt ka lahendatud saaks. Et meil on siin välifitness ja õueõppeklassid ja haljastuskontseptsioonina sai idee fiksina lukku Liigniiskele alale sobiv paju. Et meil on ka Koreli park, pajupark. Liigniiskele alale hästi sobiks murakad ja valguslahendusena teadsime, et Jõhvis on jõhvikad, punased sellised valgused ja siis, et meil oleks murakad, aga kohe, kui need siia terrassi peale paika äragi said, siis oli juba kuulda, et need hakati kohe nagu apelsindideks kutsuma ja nii jäigi. Et nüüd meil on omad apelsinid. Positiivne on selle juures see, et sinna on kaasatud linnakodanikud, sest eelmise aasta Koreli oja istutustalgud, kus oli 400 inimest. See mastaap on suur, isegi suuremate linnade mõistes. Ja siin on täpselt see, milles me tahame ka Võru linnavalitsust kiita, on see just, et nad kaasatakse inimesi sinna rohkem ja püütakse nendest teha ka see ruumi looja. Iisu Tinter on selge visiooniga arhitekt, keda iga vald või omavalitsus võiks endale soovida. Tema ei ole selline detailplaneeringute menetleja, vaid tal on selge visioon, mida oma linnaga, mida Valgaga peale hakata. Me suutsime Valga saavutada olukorda, kus vähemalt vallavalitsuse tasandil, aga nüüd ma arvan, et ka laiema elanikkonna tasandil Valga endale tunnistas, et Valga on ka Hanef linn. Et Valga on linn, kus kolmandik elanikkonnast on viimase 30 aasta jooksul kadunud ja et need inimesed isegi keskperspektiivis ei tule tagasi. Me reaalselt planeerime linna kokutõmbamist kesklinna, me reaalselt planeerime hoonestuse hõrendamist väljaspoolt kesklinna. Meil on juba palju näiteid, kus nende planeeritud mõtete järgi on midagi valmis saanud. Me siis seisame uue just valminud koolihoone ees ja sellesse uue kompleksi kolisime Aarelinnast asuvas suures nõukogudeaegses koolihoones, mis jäi nendele liiga suureks ja selle asemel, et seda suur koolihoone seal Aarelinnas kuidagi vaiksemaks teha, siis me otsustasime neid üle viia siia kesklinna. Iga maailma linna kõige suurem ressurss on kohalikud inimesed. Nende aktiivsus ja nende tahe midagi ette võtta. Ja inimene seob ennast oma kodukohaga suuresti linnaruumi kaudu. Kui te juba kümnendite kaupa peate iga hommikul, kui te kõndite kodust tööle läbima kesklinna, kus suur osa hoonet on raamas ja maha jäetud, siis te paratamatult hakkate endast küsima, miks ma siin olen. Ja kui enamik elanikkonnast jõuab selle tõdemuseni, et tegelikult targalt kaitusid need, kes on ära läinud, siis sellisel kohal enam tulevikku ei ole.
kesklinnas on kõige rohkem need mahaetud hooned ja raamast hooned just seetõttu, et need on keskmiselt vanemad hooned, need hooned tavaliselt ei kuulu meile, aga selleks on nende hoonete nagu tuleviku võimalust muuta, siis me peame midagi ette võtma selle linnaruumiga, mis on nende umber, sest kui on atraktiivne keskkond, siis nende hoonete väärtus ka tõuseb. Ja seetõttu meile 2 aastat tagasi valmis see keskvaljak, mille peal me nüüd istume ja nüüd on just valmimas väga suur linnaruumiline projekt, kus me taas ühendame Valga ja Valka kesklinna, tekib jalakajate promenaad Valga ja Valka vahel ja Valka saab uue keskvaljaku. Ega ma ei tea, palju žürii liikmetest teadsid enne Hirsi tegemistest, aga kindlasti neid velus ka see, et üks Prahast tulnud mees on läinud Tallinna mõttes Kolkasse tööle, räägib selget eesti keelt, on ära võlunud kohalikud ametnikud ja tal on pikaajaline visioon, mida Valgast võiks teha. Et selles mõttes on ta üks väga erakordne inimene ja tähelepanuväärne arhitekt Eestis. ERN-i sisehoov tõusis esile just sellega, et seal see ühine ruum oli Eesti mõistes täiesti teistsuguse kvaliteediga. Era- ja avaliku ala piirid olid väga meeldivalt hajutatud, niimoodi, et tekkis selline täiesti teistmoodi koos olemise ruum, et seal oli hoonete tihedus oli päris suur, aga sellises üsna nappide vahenditega, eriti selles mõttes, et selle all oli siis maalune parkimine, et siis maastikuarhitektuuri sellise moodsa, karge, minimalistliku stiiliga oli see kõik seotud kokku omavahel. Sa said seal kulgeda, sa said seal olla, sa said seal suhelda ja sa said väga palju erinevaid ruumikogemusi, et see oli väga meeldiv. Ma isegi ei tea nüüd uuemast ajast selliseid arendusi, kus oleks selline kvartaalne lahendus, et on majad ümbritsetud ja siis ümbritsevad hoovi igast küljest. Midagi, mis on väga tavaline tegelikult ju kuskil Põhjamaades ja üldse suuremates linnades, et on selline 4 nurgast ümbritsetud hooviala, kuhu siis ei lasta autosid, vaid ongi mõeldud inimestele kasutamiseks. Et see sihuke nii-öelda ruumiline tüpoloogia on, ma olen selle projekti puhul suht erakordne. Et me jagasime ala tinglikult 2, et praegu ma seisan siin mänguväljaku piirkonnas või pooles, mis on sellisem võib-olla lustlikum ja kärarohkem ala. Ja siis seal minu selja taha jääb selline võib-olla vaba ala rohkem täiskasvanutele, kus on paviljonid, kasvuhooned, sellist niisama olemise kohtu on muruala ja siis on sellised päris privaatsed alad, mida me näeme siin fassaadide nii-öelda servades, mis on täiesti siis nende korterite juurde kuuluvad alad. Ütleme niimoodi, et igalühele oma lappi päris anda ei saa, aga selle mõttega ongi siia siis tekitatud kasvuhooned, näiteks need, kellel on aiandushuvi või soov midagi kasvatada ja võib-olla potipõllundus ei piisa või ei rahulda, et siis on võimalik seda teha siis ühises jagatud kasvuhoones. See võib-olla see algne mõte oligi see, et me tahtsime tuua siia sellist võib-olla talveaia kvaliteeti, sellist vaheruumi kvaliteeti, kus inimesed saavad oma nii-öelda õues olemise aega pikendada nende võib-olla isegi kuude võrra, kus päike on juba soe, väljas võib-olla on kõle tuul ja võib-olla osati ka külmetab, aga tegelikult siin nii-öelda talveaias või kasvuhoonetes saab lõbusasti kohvi juua. Liigilises koosseisus me oleme ajanud sellist nagu kodust joont. Erinevate linnalegendide ja hirmude tõttu ei taheta nii-öelda sellist pehmemat väärtust ja on eriti siis viljakandvaid põõsaid nagu kuskile projekteerida või istutada, aga siin me saime seda teha ja see on äge. See majade vaheline ruum on ka arendajatele muutunud järjest olulisemaks, sellepärast et saadakse aru, et enam ei pea müüma ainult sellist kipsist kuubikut, vaid loeb just nimelt see ruum, mis seal ümber on ja see on lisakvaliteet ja see on müügiargument. Praegu me siis seisame selles kohas, kuhu see
kuhu see rennivesi kõik hakkab kokku jooksma, et see on kõige sügavam rennikoht, kõige madalam põhi ja siit rennist ta siis jookseb sinna muru peale, kus on selline kaldega reservuaar moodustatud, et seda praegu hetkel eriti näha ei ole, aga mingite paduvihmadega ta siis mõnevõrra täitub veega ja tekib selline lisaatraktsioon. Maastikuarhitekt ikkagi on nii-öelda mõnes mõttes nagu tellimuse täitja, et sul on mingi kindlad probleemid, mida sa lahendad. See ei ole puhas kunst, et see on ikkagi tarbekunst, et see peab olema tarbitav ja praktiline. Samas neid samu olmelisi vahendeid ja seesama vihma ära kasutades tegelikult on võimalik luua väga ägedaid ruume ja selliseid nagu võimalusi tuleb nagu hästi ära kasutada. Et Veereni kvartalis on tore jah see, et seal ei ole aeda ümber, aed ei käi lukus, nii et sinna saavad tegelikult minna kõik sealt läbi jalutada. Et ta ei ole selline sissepoole vaatav ruum, vaid ta on just nimelt avatud väljapoole ja just see, et see eraarendus panustab avalikku ruumi, kõigile avatud ruumi on äärmiselt oluline. Kuna Eestis keskväljakute uuendamine jätkub samasuguse suure hooga, nagu viimased aastad on olnud, siis me tegime eraldi kategooria linnasüdametele. Ja seekord osutus täiesti vaieldamatuks võitjaks Elva linnasüda. Ma arvan, et see kõige tähtsam märksõna, millega ta meie südamed võitis, oli hubasus. See sobis sinna ruumi. Ta ei domineerinud selle väikese aedlinna üle. Ta ei hakanud ennast kehtestama. Ja ta ei surunud peale inimestele midagi võõrast, vaid ta suutiski panna kokku selle, mis seal olemas oli juba ja lisada siis sinna siis nüüdisaegset maastikuarhitektuuri ja kokku teha seda sellisel kutsuval, sõbralikul ja meelitaval moel. Elva on selline tore väike linn ja kui me alustasime konkursiga, siis esimesed mõtted läksid kohe maale vanaema juurde, mis oli meile kõige suuremaks inspiratsiooniks, et tahtsime tekitada keskkonna, mis ühelt poolt oleks linnalik, aga teiselt poolt ei kaotaks ära oma väikelinna võlu. Ja seda me siis tõime erinevate elementidega siia väljakule kokku. Moonid oli selline vahva element Elvasse, mis tooks nagu sellist elevust sellesse platsi. Nende suurte moonide mõte oli see, et oleks selline alguspunkt, mis on visuaalselt kaugele näha ja selline kogunemispunkt, et saame Elvas kokku moonide all. Meie jaoks see looduslik keskkond on kindlasti huvitav, see Arbi järv on nii kesklinna lähedal, Kesktänav on Arbi järvest 200 meetri kaugusel, aga selles vanas linnaruumis tegelikult ei tajunud seda, et see järv on linna keskele. Et meie jaoks üks suuri probleem oligi see, et see elu oli liikunud siit Kesktänava ja Arbi järve äärest ära sinna Tartu Valga maantee äärte, kus on see Konsum ja inimesed siis käisidki autoga, sõitsid Konsumi juurde ja tegelikult siin rahvas väga ei liikunud. Aga samas siinkandis on kõik need ühiskondlikud hooned, siin on vallamaja kohe kõrval, kultuurimaja on siin ja meie ülesanne siis oligi see linn tuua tagasi linnakeskusesse. Vahepeal tekkis selline väike kartus, et kas me suudame selle niimoodi sisustada, et ta ei jää liiga tühi ja et inimesed võtavad nii suure ala omaks, et tegemist on ikkagi väike linnaga ja see inimeste arv ei ole nii suur. Aga tundub, et just pakkudes erinevatele gruppidele erinevaid tegevusi ja jaotades see ala nagu selline esindusfunktsioon, mis jääb siia kõige algusesse, siis selline lastetsoon, siis sportlastestsoon, siis selline loodusnautimine ja järvetsoon, et tundub, et see on tekitanud selle kasutuse mugavuse ja tegevuse siia. Ma arvan, et inimesed on järjest rohkem hakanud teadvustama, et avalik ruum muudab meie kõikide elu paremaks, kui see on hea. Ja on hakatud tähele panema seda, et seda võib käsitleda kui lihtsalt transpordikoridorina, kus sõidavad autod võimalikult kiiresti, kus inimesed liiguvad punktist A või punkti B jälle võimalikult kiiresti, või seda võib võtta nagu elutoa laiendusena.
ja ma arvan, et see on kõige suurem erinevus nii-öelda vana kooli linnasüdamete ja uute linnasüdamete vahel, et sellega püütakse luua linna kodanikele seda ühist elutuba. Teeme seal asju, mida pikalt peeti selliseks oma kodus tegemise tegevusteks ja selle võrra muutub elukvaliteet paremaks, sest ka minu kodupiirid ju laienevad. Meie lähteülesandeks oli esile tuua ja raamistada seda äärmiselt väärikat piiskopi linnust, luua talle täiendavaid kasutusvõimalusi ja funktsioone ja samas, kuivõrd see on juba ajalooliselt väga pikas ajaloos palverändurite sihtkohaks ja ehitamisel oli parasjagu ka palverändurite uus maja, et sellega siis sobituda. Vastseliina piiskopi linnuse väliala oli võib-olla eriline ka sellepärast, et see oli see koht ise. See on väga suure väega koht ja selle projekti puhul meie jaoks oli kõige olulisem, et maastikuarhitektid olid suutnud vältida kõige suuremat ohtu ehk ülekujundamist. See lahendus, mis seal leiti, on äärmiselt tundlik, äärmiselt delikaatne, isegi mõnes mõttes võib-olla nähtamatu, aga see ongi sellise koha puhul ainuvõimalik. Hea maastikuarhitektuur antud juhul ongi see, et on näha, et on niisugune tunne, et ei olegi midagi eriti tehtud. Aga samal ajal näiteks teedevõrk peab olema loogiline, et kõik kohad oleksid nagu külastatavad ja samas me oleme andnud kõikidele säilinud varemetele oma kujundusega just niisuguse tähenduse, et kas ta on istumise tasapind, samal ajal markeerime ära, millise pindalaga ja kui paksud on olnud müürid, et niisugune skemaatiline lähenemine ja suunav, samas niisugune suunav, et inimestel on siiski võimalik endale ka iseseisvalt selgeks teha, kui sul ka ei ole giidi, millega tegemist on ja mis siin on omal ajal olnud. Niisugune ajaloolise materjali tänapäevasel plaanil võrdlemine, et see tegelikult on ülimalt oluline siiski, et inimene tegelikult teab seda, mida ta näeb, eks ole, ja näeb seda, mida ta teab. Ja siis ongi, et tegelikult vaatad, et see sild peaks olema selle koha peal, lähed, näed, see on ju selle silla nurga element, see kivi. Et ennem käid sellest kivist mööda ja tundub, et need kive on siin nii palju, et siis nad hakkavad nagu sulle jutustama, et sulle ennast nagu kätte andma. See on väga suur abi ja väga suur inspiratsiooni allikas ja tegelikult ju ka väga palju järgi jäänud ei ole niisugust silmaga hoomatavat. Ja selles suhtes oli kõige erilisem koht seal see sama kabel, millele olid loodud maastikuarhitektuurselt nähtamatud seinad. Seal ei olnud ehitatud hoonet, aga seal olid loodud seinad helimaastikuga. See oli jälle niisugune väga tundlik, markeeritud ära ja see on see koht, kus siis kutsub külastajad peatuma, enda sisse vaatama. See kärsituse vähendamine, mis selles tekkis, see oli väga-väga eriline tunne. Iseenesest ristist peaks kõige rohkem rõhutama seda, et ta on siin ikkagi märgilise tähtsusega. Et see tema asetumine kabeli ühelt seinalt teisele ja seal ilma ühegi kinnituseta seismine aastasadu, see oli ikkagi seda väärt, et siia hakati palverännakuid korraldama. Ja seda tehti kuni Põhjasõjani, mil siis see kabel nagu varemeteks sai. Ja kui nüüd ehitati uus palverändurite maja, siis oli ilmselge, et see ristil tuleb jällegi suur tähtsus. Päeval paistab läbi, ta on nagu ainult sellest metallist, aga sisemine pind on klaasist ja seal sees on valgusallikad ja siis ta annab niisuguse helenduse ja helendava risti mulje. Eestis on palju tööd teha, et olen rääkinud mitmete kolleegidega mujalt maailmast ja nemad ütlevadki, et väga tihti on nad juba jõudnud sinnamaani, kus tuleb hakata lihtsalt ümber linnades, just eriti ümber projekteerima, aga meil tegelikult ikka on tööpoolt ikka laiem ja mulle tundub, et järjest rohkem siiski hakatakse ka aru saama, mida tegema peaks ja mida see maastikuarhitektil pakkuda on.
obviously this area is a kind of a symbol of local gentrification to some extent, but the architects still chose not to do a kind of a monument in a way. Instead, they sort of built from what was there, the romantic atmosphere of this half neglected depot building. Mis on selle maja puhul võib-olla huvitav, on see, et selle kohta ei olnud ju säilinud ühtegi joonist Eesti arhiivides, kuna see maja ehitajad ja materjalid kõik toodi Venemaalt rongiga otse siia maja kõrvale ja pärast viidi ära koos joonistega. Et kui nüüd mõelda, kuidas me selle nagu lähenema oleks pidanud või kuidas me lähenesime, siis tegelikult nagu väga ettevaatlikult, sest mingit infot ei olnud. Ruum on vertikaalse iseloomuga, nii et kõik need ajaloolised kihid, mis üksteise peal siis on tegelikult erineva funktsiooniga. Alumine osa, tsaariaegne ehitis on selline, võib nimetada sündmusruumiks. Teine korrus, kolmas korrus on siis maailmas väga tuntud fotogalerii ehk fotograafiska ruumid ja kõige kõrgemal on restoran, mis on ka kogu selle hoonega seotud, sellepärast et esimese korruse kohvik ja viimase korruse restoran peavad nagu omavahel koos toimima. One of the most kind of visible parts of the Fotografiska as you approach it from a distance is this exterior stair. And I think it's interesting if that's actually does become a part of the building in a sense that is actually used as a route to the restaurant, where that's a very interesting idea. Meile tundus nagu oluline see, et me ei ehitaks sinna üles järjekordset sellist lounge'i moodi katuseterrassiga koht, et ta pigem oleks sellele piirkonnale omane, kus tegelikult kõik söögikohad avanevad siia kesksele väljakule, kus on siis nagu elu, et siis selle restorani terrass, aga pigem nagu osa sellest väljakust, mis on lihtsalt tõstetud siis 5 korrust ülespoole. Et sellepärast oli oluline see, et ta oleks kaetud selle sama materjaliga, mis on maja seinad, et see maja moodustab kokku sellise tervikliku kuubiku ja see sama fassaadi tellis siis katusel muutub selliseks väljaku sillutiseks. It's a kind of a bold choice in a way that they decided to actually demolish the brick part and build a new one, which is a different size. In a way, it kind of keeps the feeling of what was there, but it's not actually literally that. Selge oli see, et me ei saanud seda vana tellisfassaadi kasutada. Selle kandevõime ja seisukord ei olnud selleks nagu piisav. Me pidime tõesti tekitama uue fassaadi, aga selle fassaadi siis materjali valikul me siis üritasime leida võimalikult sarnase tooniga kivi. Ma ei arva, et see on nüüd kõige ilusamat värvi tellis, mis saab olla, aga meile tundus olulisem nagu just see, et pigem rõhutada seda ajaloolist tellise tooni ja valida võimalikult selline sama räige sinna asemele, kui seal oli. Siin on võib-olla kõige paremini näha selle maja selline keerukus ja põnevus, et me oleme trepikoja sees, kus siis on nagu omavahel kohtuvad selline uus ja vana kihistus. See on otseses mõttes, et siin on selline vana betoonkarkass, mis siis on kombineeritud kokku selle uue betooniga. Ja siin on ka näha see meie eesmärk säilitada vanad kihistused võimalikult autentsel kujul, et siin seina peal on näha graffitit sellest ajast, kui siin tehti pidusid. Kogu selle maja projekteerimine oli suhteliselt suur eksperiment, just nagu sellepärast, et ei olnud säilinud ei jooniseid ega mingit infot selle kohta. Et selles mõttes see vabadus lihtsalt tuli nagu selle majaga kaasa. It was nice to be able to think about how Estonian architecture is sort of developing and what sort of routes it's taking. And somehow there's a lot more freedom in Estonian architecture than at least in Finland and in many other countries. That there seems to be a kind of, in a way, a wider variety of things going on.
väikeobjektide kategoorias oli meil 5 nominenti ja siis selliste üsna intensiivsete arutelude tulemusena valisime välja 2 laureaati. Üks nendest siis on elektriliinide disainmast, mida siis tuntakse soorebase nime all. Disainimast tegelikult muudabki selle, ütleme, mõiste väike kuidagi väga huvitavaks, sest ta minu meelest oma mastaapidelt on siis selle väikse ja suure piiril. Ja ta eks ju väga konkreetselt lõikub sellisesse olemasolevasse keskkonda ja ta lõikub tegelikult ka kõrgustesse ja ma arvan, et see mind isiklikult kütkestaski kõige rohkem, sest ma sattusin seda soorebast tegelikult esimest korda nägema pimedas ja siis ta jättis mulle tegelikult mulje kui mingisuguses sellises salapärane astronoomiline objekt, mis on suunatud kuhugi, mis jääb inimeste pilgu eest nagu saladusse. Meie projektides on tihtipeale tähtsal kohal selline geomeetriline mängulisus ja sellest tulenevalt ka võib-olla konstruktiivne niisugune keerukus ja just otsime niisuguseid ebatavalisi konstruktiivseid lahendusi. Et praktiliselt meil on tegu 4 pulgaga, eks ole, 1, 2, 3 ja 4 ja kõik need 4 pulka on siis võimalikult lihtsasti siis ühes kohast ühendatud ja kui me selle geomeetria panime siis juba arvutiprogrammi, siis me lasime tal nii-öelda simuleerida ehk siis jooksutada seda kõige optimaalsemat vormi, kutsusime seda tantsivaks rebaseks, kes siis öö läbi tantsis ja hommikuks oli siis nii-öelda poos käes ja siis meie võtsime siis selle nii-öelda algse 4 pulga geomeetria tagasi sisse modelleerimisprogrammi ja hakkasime sealt seda täiuslikku vormi modelleerima. Oli mõnda aega juttu sellest, et mis värvi ta siis olema peaks. Niipea kui me tulime selle peale, et rooste ju ongi niisugune rebasekarva, pluss rooste puhul on see, et on täiesti hooldavaba, ehk siis ta rahulikult saab seal olla ja see roostekiht tegelikult saavutab mingi teatava paksuse ja ta liiga palju nagu enam edasi ei roosteta. Et see rooste ise hakkab seda metalli lõpuks kaitsma. No kuna mina olen kirjanik, siis ma oskan võib-olla tuua võrdlusi kirjandusest, et üldiselt sageli on nii, et kui hakatakse rääkima kirjandusest, siis reeglina räägitakse proosast ja just nagu pikast proosast, romaanidest, eks ju. Ütleme, et siis sellised suurehitised on arhitektuuris romaanide vasted. Ja seetõttu mulle tundub, et see väike objekti tähtsustamine või väike objektile suurema tähenduse andmine on väga väärtuslik, sest väikeobjektid ongi maastike luuletused, haikud, väikesed sellised pildikesed, miniatuurid. Ma ei oleks kujutanud ette, et tegelikult saab üks mast kõnetada nii mitmes kihis ühiskonda ja üks asi, mis on välja koorumas, on idee, et kas tegelikult peaks olema iga sellises suures infrastruktuurses projektis, mida ehitatakse. On need siis mingid ülesõidud, sillad, liinid ja nii edasi. Et kõikides nendest tegelikult peaks olema ka natukene seda ruumiloomet või natukene kunsti kaasatud. Teine objekt on siis esmapilgul väga tavaline, ehk siis üks kuur sõrves ääres. Ja kui kuurid üldiselt on sellised asised kohad, eks me hoiame seal asju, puuhalge ja jalgrattaid ja mingid asju, mida justkui ei lähe vaja, aga igaks juhuks paned kuhugi panipaika. Siis sõrvekuur mõjus mulle justkui nagu omamoodi mõtete hoidlana. Et ta sobiks maailma kõige väiksemaks, ütleme siis kõige pretensioonitumaks pühakojaks. Kuuri ehitus tihtipeale on ju selline, et sa tõmbad kannaga kontuuri maapinnale ja sinna sünnibki kuur. Aga nüüd sellise tellimuse puhul, ütleme siis, või mina arvan niimoodi, et selle
tellijatel on piisav kogemus maailmas ringi käies ja sõites ja nähtud talletades saada aru, et mis asi on arhitektuur ja ta siis võiks öelda, et ta kollektsioneerib arhitektuuri mingil määral. Seda võib ju käsitleda ka umbes nii, et tahad saada endale mitte kuuri, vaid tahad saada endale ühte niisugust skulpturaalset või märgilist, maamärgilist teost. Tegelikult oli vaja 2 panipaika ja siis saime nagu tuli selline idee, et teeme talle ka ühe vaheruumi, eesruumi. Ja see eesruum oma niisugusest läbipaistvas poolhõredas laudisses, kust siis paistab see ümbritsev loodus, need plastikseinad, mis omakorda peegeldavad pilvi, nii et kui sinna sisse minna koos selle niisuguse kõrgusega, mis seal sees on, selle tühjusega, mis seal sees on ja koos veel sinna lakke installeeritud niisuguse erilise metall niisuguse objektiga loovad sellise tunde, et sa oledki sattunud ühte püha paika. Üldiselt Sõrve sääre tipp on ju üks punkte Eestis, kus saab kogeda seda sellist maailma äärele minemise tunnet või seda tunnet, et sa nüüd oled jõudnud Jumala selja taha või Jumalast hüljatud kohta. Ja seetõttu oli kuidagi minu jaoks kuidagi lausa valgustuslik leida sellist hoonet põhimõtteliselt ikkagi nagu vee piirilt peaaegu, et ühesõnaga seal samas maailma otsas oli siis mingi väikene hoone, kus teele asuja saab näiteks korraks oma mõtteid koondada, mõelda nendele soolastele sügavikele või suurtele ohtudele, mis teda ootavad. Kui on suurem hoone, siis seal sa jändad ja otsid ja kavandad nädalaid ja kuid. Aga see on niisugune kerge tüüd ja on niisugune, ütleme siis nagu pilv tekib ja kaob ja muudab vormi, et meeleolud muutuvad ja see positiivsus, mis niisugusest väiksest, aga nõudlikust tellimusest tuleb, on ainult niisugune helge moment muidu argises ja kaunis asjalikus töökeskkonnas.